Joel, täna siit Tamme staadionilt Tartu FC Heliose vastu väga kindel 13-0 võit. Olid sa mänguga rahul? Eks karikamängud on alati veidi teistsugused ja kunagi ei tea, kuidas need mängud minna võid. On varem olnud ka neid selliseid üllatusi ja pusimismänge. Ma arvan, sellest võib rahule jääda, et läksime edasi järgmisesse ringi, suutsime lüüa palju väravaid, mõningad ka ilusad väravad. Ja suures pildis, ma arvan, 90 minutit mängis oma mängu, täitsime oma ülesandeid, kõik mängijad jäid terveks. Täpselt see, mida tegema pidime. No, eelmisel aastal sama meeskonnaga 1/64 finaalis kohtusime. Oli teada, et vastane on taseme võrra nõrgem. Mis sellistes mängudes mängule vastu minnes üldse eesmärgiks on võetud? No kuna meil on ees ootamas tähtsad euromängud, siis muidugi on raske neid siin võrrelda või samasuguseid asju nõuda, aga just nimelt, et oma mängu veel tugevamaks muuta, neid detaile, millega oleme trennides harjutanud, saab rohkem, näiteks ongi, kui räägime rünnaku tegevusest, siis karikamängus siin lihtsalt tuleb rohkem rünnakuid ja just saabki erinevate mängijate ajastust, sööduvalikuid asju nii-öelda timmida. Sellised pisidetailid, mis saab alati nii-öelda kasuks tulla. No, teisipäeval kodus juba tugev euromäng ees ootab. Kas selline nii-öelda tasemelt nõrgem vastane enne euromängu võib ta olla mängijatele pisut uinutav või teisest küljest on ta just hea, et annab võimaluse nii-öelda väravaid harjutada? No kahe otsaga asi, eks ta annab natukene enesekindlust, aga kui mõelda Tartu Helios ja Apoel Beersheva, siis on ikka see vahe üüratu, aga õnneks saime nädalavahetusel Aigiga mängu kogemuse ja see, ma arvan, see, et oleme nüüd tänu sellele ka veidi paremini valmis. No, mõned päevad on nüüd veel aega järgmise nädala euromänguni. Olete te selleks valmis? Peame olema. Töö käib kõvasti ja näeme kõvasti vaeva selle nimel. Aitäh ja edu!